Head Eesti Leegioni sõbrad, hea Eesti rahvas, täna siin Alfons Rebase haual. kolonel Rebane oli Eesti sõjamees, Eesti armee ohvitser, leitnant 41. aastal. Ja 41. aastal alustas tema oma võitlusteed Aaspere valla heinamaade kõrval olevast Pauna metsast. Seal on ka täna Rebase rist, mille üks sõjamees sinna tema auks pühendas. Hiljem sai temast siis teise maailmasõja ajal kolonel. Nii et ta sai teise maailmasõja võitlusteedel aukõrgendust, oli tammelehega rüütleristi kavaler. 9. maist 45 selle tammelehe annetas talle juba olemasoleva rüütleristi juurde siis Saksa riigikantsleri kohuseid täitnud admiral Dönitz. Aga 41. aastal, kui tema oma teise maailmasõja võitlusteed sealt Aaspere valla metsast, siis Pauna küla metsast, Pauna talu metsast alustas, oli seal väga palju metsavendi. Villu Jahil on märkinud, et seal oli 200 meest, aga sinna peaks panema väikse küsimärgi. Need oli seal kuskil võib-olla relvastatuna paarikümne ringis. 20-30 meest, siin on pakutud ka 70. Me ei tea täpselt seda arvu ja vist ei ole ka võimalik kunagi täpselt kindlaks teha. Aga peamised rünnakud siis 41. aastal ehk siis ka sellel aastal 85 aastat saab ju suvesõjast. Suvesõda läkski lahti 22. juunil 1941. aastal, kui siis ta tegelikult sealsamas Pauna küla metsas, kus Rebane varjas, ja ligidal on Viitna pikk järv või Viitna suur järv, mille otsas on ka täna ilus liivarand. Tollal oli ka ta 41. aastal. Ja seal oli laululava, seal peeti alati jaanitult. Aga millegipärast 41. aastal kommunistid tähistasid seal 22. juunil oma Eesti okupeerimise esimest aastapäeva. Punalipud lehvisid, aga internatsionaali helid ei olnud veel saanud kõladagi, kui üks seltsimees tuli lava peale ja teadis, et ootamatult jääb pidu ära. Et Saksamaa on meile kallale kippunud. Ja homme tuleb kõigil minna siis Kadrinasse ja mujale kohtadesse, ühesõnaga mobilisatsioonipunktidesse, aga see sõnum jõudis ka kohe, enamik seal kohal olijad, naisterahvad, see jõudis ka kõige sinna metsa. Ja minu vanaisa vend Artur Miilgap oli siis üks nendest meestest, kes oli seal Pauna metsas koos Rebasega. Hiljem oli pikalt metsavend ja kuni 66. aastani. Ja oli seal samas metsavend ja nad on ka nimetanud neid ajaloo anaalides Kavastu partisanide pataljoniks. Nad tegid ühe peamise rünnaku Tallinna-Narva maanteel Loobu kandis, mida on ka kirjutanud Elmar Tambek oma memuaarides. Ja see Loobu lahing oli väga kiire, Rebase mehed, mõned jooksid sealt söödana üle, tuleb esimene NKVD buss ja seal bussis muidugi hüppasid NKVD-last kohe välja, vaatasid metsavennad, anname tina. Kõik lasti läbi. Teine buss tuli kohe järgi, selle bussile siis löödi täielikult tuli peale, buss lasti nii läbi, et pärast jäi sinna kruusateele, nagu oleks asfalti valatud nende punaväelaste verest. Aga ka kolmas buss tuli kohe järgi. Relv ei jõutud nende punastelt üles korjata, mis oli tegelikult nende sõjameeste eesmärk. Relv oli vaja saada. Aga kolmanda bussi jaoks ei olnud nendel enam sõjamoona. Ja neil tuli lihtsalt tagasi tõmmata. Nad tõmbasid niimoodi tagasi, nad ei kaudanud sealt lahingut ühtegi meest. Tõmbasid ilusti metsadesse tagasi ja kõik jäigi sinna maha. Pärast seda enam ei tehtud sinna Palmse kandi Virumaa metsadesse ühtegi rünnakut punaarmeelaste poolt, kuna saadi aru, et liiga palju on seal neid mehi. Ja pealegi varsti oli juba suurem sõda lahti läinud.
Alfons Rebase, kui Saksa väed tulid appi ja vabastasid tegelikult Rakvere linna, aga tungisid esimesena praegusesse pangamaja hoonesse, mis oli tollal Maapank. Praegu on seal taga Rakvere linnavalitsus. Ja tungisid ju Jakob Vaska, kes oli Eesti armee kapten, tuntud ka kui rohkem Rakvere kohtunikuna. Tema vend Eduard oli advokaat. Nende talu küll jah, 66. aastal Nõukogude ajal põletati maha, sest Jakob Vaska läks 44. aastal ära läände. Aga Vaska ja Rebane olid omavahel suured kamraadid. Ja Alfons Rebane oli ka 41. aastal natukene Virumaa omakaitse ülemaks. Ta andis selle koha endast auastmelt kõrgemale Jakob Vaskale, kes oli Eesti armee kapten. Ja Jakob Vaska täitis siis 41 kuni 44 Virumaa omakaitse ülema kohuseid. Oli üks vapramaid sõjamehi, käis ise 41. kuni 44. mitmed kordi haaranguid ja juhtis ka ise haaranguid. Ühel haarangul oli ta kaotanud ka kuidagi rebestanud oma püksid ära ja kandis ta Eesti armee Frenzi ühesõnaga ja sõjaväemundrit. Kuigi on teada jah, et hiljem läänes siis ühesõnaga Saksamaal 45. aastal kandis ta ka Eesti leegioni vormi. Et vähemalt minuni on jõudnud selline informatsioon, et ühel pildil on ta siis ka relva SS-i vormis, ühesõnaga kapteni auastmes või Hauptsturmführerist relva SS-is. Kuigi jah, temast on, kui Rebase sõbrast on ja võitluskaasast on nii palju veel teada, mida ma olen isiklikult uurinud, et ühesõnaga, kuna 41. kuni 44. aastani siis ta kandis jah, Eesti armee Frenzi ja teda ka seal ühel üritusel oli nii Hauptmannis kui Hauptsturmführeriks nimetatud, ühesõnaga siis ta ütles alati, et tema on Eesti armee kapten. Ja dokumente on ka säilinud siis originaaldokumente, millest ta siis tõendas 45. aastal, et need sõjamehed, kes võitlesid Eesti leegionis 20. diviisis Saksamaal või ka Tšehhi-põrgus, kus ta ka Rebase meestega läks sealt nii-öelda lääne liitlaste juurde välja, et ta hiljem ka tõendas, et need sõdurid kuulusid Eesti sõdurite hulka ja nendel ei ole midagi pistmist Saksa Allgemeine SS-iga. Ja paljud mehed ka tänu sellele said sealt hiljem nästa nii-öelda läände vabade kodanikena. Eestlastel ei ole midagi pistmist sõjakuritegudega, et kui võib-olla üksikutel isikutel, nii nagu ka Lennart Meri oma Iisraeli visiidil, esimesel riigi visiidil presidendina sõnas, et kui on üksikuid isikuid, kel on mingi sõjakuritegudega, siis need peavad olema kõigis 3 kohtuastmes tõendatud. Kahjuks meil tänapäeval levib siuke vale, et Eesti sõdurid oleks tapnud Valgevene territooriumil juute, aga seda ei ole tõestatud üheski Eesti Vabariigi kohtuastmes, ei esimeses, teises ega 3. Ja Herbert Lindmäe on andnud ka Max Jakobsoni komisjoni lõpuraportile oma hinnangu ja see hinnangu on õige, Lindmäe hinnang on õige ajalooliselt, sest see hinnang ütleb, et ei ole toimunud seda, kui ei ole kohtus tõendatud. Et ei saa süüdistada ühtegi Eesti sõjameest inimsusvastastes kuritegudes. Et kui keegi on pannud mingi inimsusvastase kuriteo toime, siis selle jaoks ongi 3-aastane kohus. Kui inimene on elus, saab vastutusele võtta, aga veereta süüd sadadele Eesti leegionääridele, või tuhandetele peaks ütlema, 35 000-le, nii nagu 7. veebruaril 44 Jüri Ulose kuldse peale kokku tuli, see on absurd iseenesest. See on juba iseenesest kuritegu, kui keegi niisugust laimu levitab, aga kahjuks Eesti Vabariigis ka sellist laimu levitatakse täitsa ametlikul tasemel, nii et mina olen alati seisukohal, et Max Jakobsoni komisjoni lõppraport ei ole õige ja levitab laimu pahatahtlikult Eesti sõjameeste aadressil. Ja sealhulgas ka Alfons Rebase aadressil. Ei ole ühtegi tõendit selle kohta. Kohtus kinnitud Riigikogu. Me oleme täna siin mälestama seda sangarit, kes on nüüd siia metsakalmistule ümber maetud.
et ma ei tea, mis sai tema, ma tean, et Valdur Jürissaar oli siis 658. idapataljoni, rebase pataljoni oli adjutandiks kogu selle rebase lahingutee lõpuni 45. kui ta Tšehhi põrgus jagab mehed gruppideks, enamik nendest gruppides ka jõudis nii-öelda siis Inglise või Ameerika vägedeni, tõsi, üksikud jäid Tšehhi kommunistide ja võib-olla ka Nõukogude okupantidega seotud sõjameeste nii-öelda lahingut pidama, sealhulgas langes seal ka väga palju Tšehhi põrgus Eesti sõjamehi. Me täpselt ei tea, kuhu paljud on nendest maetud. Me ei tea täpselt, mis neist sai. Valdur Jürissaar, kes oli küll rebase adjutant, suri Läänes ja andis välja oma raamatu, oma mälestused, aga ta ei saanud seal vana luurajana, nii nagu ka Rebane oli hea Eesti luuraja, väljaõppinud luuraja, ei saanud kõiki nimesid mainida. Ja see põhjus oli väga lihtne Jürissaarel, et ta ei teadnud, mis on saanud nendest inimestest, kes jäid, sõjameestest, kes jäid siia septembris 44 pärast Eesti okupeerimist. Ja ta ütles, et tema raamatut saab iga NKVD-lane vene keelde ka tõlkida vajadusel, kui vaja on. Et sealt oleks võimalik saada informatsiooni. Ja kui sealt mingit informatsiooni oleks NKVD saanud, siis oleks saanud veel selle inimese omakorda, kas siis vangilaagris või kuskil mujal ära mõrvata. Nii et Rebane oli väga õpetanud oma kaasvõitlejaid, oma sõjamehi. Ja jättis ta ju siia Virumaale maha väikse grupi, nii-öelda seda nimetatakse ka ajaloos, võiks nimetada siis oma rebase kutsikateks, ühesõnaga, kus jäid sinna maha Valter Reinsalu, Joosep Lumiste, Artur Mildop ja veel mõned mehed, kes siis metsavendadena võitlesid. Enamik nendest meestest saadi küll kätte, aga Loksa lahingus saavutati punaarmeelaste üle juba metsavendadena suur võit. Selles lahingus ei kaotanud rebase kutsikad, siis võiks neid sõjamehi niimoodi nimetada, pärast metsavendadena ühtegi meest ja nad ootasid rebast tagasi, kuigi jah, nende juht, kes lahingus enam ei suutnud juhtida oma vanuse tõttu ja tervise tõttu, läks sealt raadiojaamaga ilusti välja, et neil oli ka tegelikult läänega olemas see, ütleme, seal tollaste side. Aga milles meil ikka on või millest meil ei taheta rääkida, kõik räägivad alati 23. august Molotov-Ribbentropi paktist, aga millegipärast ei räägi Winston Churchilli ja Stalini paktist 15. oktoobrist 1939, mille järgi Stalin tõmbas punase joone, et kui ta on nõus võitlema inglaste ja prantslaste poolel, siis talle kuuluvad Põhja-Norra, Põhja-Rootsi, Soome ja Balti riigid. Algul ta enne Molotov-Ribbentropi pakti küsis ka endale Poolat. Pärast ta siis loobus selle Poola küsimisest, sest Churchill võib-olla tahtis seda omale saada. Aga milles oli küsimus? Sinimägedes pidasid Eesti mehed, pidasid vastu, võitsid selle nii-öelda tõrjevõit Sinimägede lahing ja jäid. Olukord muutus. Tänu sellele sai Soome tagada endale selle Saksamaa abiga, et Nõukogude Liit ei saa teda okupeerida. Ja Stalinil jäi saamata ka Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra territoorium. Aga ta jah, võttis siis selle lepingu, algse lepingu, mida siis märtsist 39 kuni siis 20. augustini 39 peeti inglaste ja prantslaste poolt läbirääkimistel laua peale, millest ka sündis Molotov-Ribbentropi pakt hiljem. Sakslastel oli kõik see pakkumine teada. Võttis selle aluseks ja ta võttis ka Poola ja Pool-Saksamaad 45. aastal. Selline ajalugu. Kui keegi tahab seda heitada, on see nende probleem, aga mina olen alati nõus kõigi ajaloostest vaidlema. Ja vaidlustes selgib ajalooline tõde. Et selline oli see lühikokkuvõte täna siin Alfons Rebase aual. Temast on kirjutatud palju,
ja võib-olla kirjutatakse veel mõningaid andmeid kellegi poolt. Kirjutatakse üksikuid seiku, mis juhtus 41. aastal ehk 85 aastat tagasi suvesõjas. Et neid inimesi, kes täpselt mäletavad, on väga vähe võib-olla järgi, aga ajaloo uurijatel on alati õigus mälestusi kuskilt kellegi raamatutes võib-olla vihikutes kokku kirjutada ja rääkida ka siis pikemalt, mis 85 aastat tagasi suvesõjas juhtus. Nii et ka täna on meil siin hea olla tema haual, sest 85 aastat tagasi suvesõjas oli Alfons Rebane üks Virumaa vabastamise punastest okupantidest peamine sõjamees. Aitäh talle selle eest, elagu vaba Eesti! Meiegene sõbrad ja Eesti rahvas, oleme Kuusalu kalmistul ja siin on mälestusmärk okupatsiooni ohvritele. Ja siin on õieti kirjas 1940-94. Teine maailmasõda Eestis ei lõppenud mitte 45. aastal, nii nagu meil kalendrid ka tänasel päeval valetavad, vaid lõppes 31. augustil 1994. Ja see okupatsioon Eestis algas siis 17. juunil 1940, kui Nõukogude okupandid okupeerisid kogu Eesti Vabariigi. Kõik otsused, mis nad pärast seda vastu võtsid 40. aastal, on tegelikult õigustühised, sest need ei kajastanud Eesti rahva põhiseadusliku peremehe õigusi siin maal. Ja aitäh nendele sõjameestele, kes võitlesid Nõukogude okupantide vastu 1940-94 peaks ütlema, nii on ajaloost õige, sest viimane ohver oli Jüri Kukk, kelle Nõukogude okupandid mõrvasid Siberi vangilaagris või Venemaa vangilaagris, tuleks siis niimoodi öelda. Aitäh, elagu Eesti! Head Eesti Leegioni sõbrad, head rahvuslased, oleme siin Kuusalu kalmistul ja siia on maetud vabadussõjas langenud esimene Eesti vabadussõjas langenud esimene Soome vabatahtlik sõjamees, siis Augusti Toominen. See oli ka vereristi kavaler. Ja ta oli siin palju aastaid niimoodi, oli siin tundmatu sõdurina, kuigi siis aastal 2018 umbes sai siis paigaldatud ja ära tuvastatud tema ametlik nimi, kes siis see sõjamees oli, kes siia Soome vabatahtlike sõjamehena Eesti vabadussõjas esimesena langes siis ja maeti siia. Langes Kosu küla all. Ja nüüd puhkab ta siin Kuusalu kalmistul. Ja on täna 24. juuni, eile oli vabadussõja võidupüha. Au ja kuulsus nendele Soome vabatahtlikele, kes vabadussõjas Eesti eest oma elu andsid. Elagu Eesti Vabariik! See mees võis ka vabadusest kavaldada, me ei tea täpselt. Head Eesti Leegioni sõbrad ja Eesti rahvas, oleme siin Kuusalu kalmistul Eesti vabadussõjas langenud sõjameeste mälestussamba juures. Ja meenutame neid sõjamehi, kes 1820 Eesti vabaduse eest elu andsid. Need sõjamehed ei näinud küll võib-olla, kes langesid vaba Eestit, aga nad võitlesid Eesti rahva ja Eesti iseseisvuse eest. Aitäh teile, head sõjamehed seal teispoolsuses. Me ei unusta teie võitu. Elagu vabadussõja võit, elagu Eesti!